aga tuleb teie ette mees, kellel on 1000 erinevat nägu. Ta võib olla nii Ansip kui Laar või nii Parts kui Padar või vahet ei ole. See mees on Henrik Norman. Väga raske on alustada. Tere! Tere! Ma ei oska öelda. Mis see nüüd oli? Mis nüüd siis? Tere, Henrik! Tere! See oli katkend. Te niikuinii tahate mingit katkendit, aga palun. Okei. Muidugi. Henrik, sa alustad ju, või on sul juba käimas? Alustad? Ja nii-öelda algus on tehtud, jah. Ots on lahti. Ots on lahti tehtud. Ühe mehe tükk ehk et stand-up komöödia jälle, ma saan aru. Täiesti valesti ütlesid. Ei mingit stand-up komöödiat, vaid püsti jala soolo. Eesti keeles saab ju ka öelda. Saab. Ei pea ütlema stand-up comedy. Püsti jala soolo. Seisad püsti jala, nii nagu vanasti oli püsti jala baar, on ju. Mees läheb lavale, seisab püsti, eks ole, ja paneb soolo maha. Ja nii see sinu soolo algab. Ja. Sinu soolotüki nimi on Elu ilma Bentlita. Elu ilma Bentlita. Kas see on sinu elu pealt või mis see on? Et no ikka nii-öelda stand-up või püsti jala asjad. Ei, ma räägin elust üldse. Loomulikult ma räägin seal naistest, ma räägin meestest, ma räägin reisimistest, ma räägin õnnestumistest, ma räägin ebaõnnestumistest. Ma toon seiku oma elust, ma filosofeerin, ma teen väga palju erinevaid ettepanekuid. Kui konkreetselt, kas sa Kristjanist räägid? Kuulge, me oleme nii töö peale läinud. Et ma lihtsalt tegelikult ma tahaks seda siia vahele öelda, et tegelikult meil on ju selline nii-öelda reede õhtune kokku ma tahan ikka minevikust rääkida alati, sest mul ei ole nagu tuleviku ja olevikuga mitte midagi pistmist. Kõik helged mälestused on aastate tagant, jah. Kuule. Vanaks jäänud, palju lobisema hakanud. Ja katus ajab lund maha ka. Kuule, et me õppisime sinuga ühel kursusel, ehk et mul õnnestus saada sinna kursusele, kus sa juba ees õppisid, sellepärast, et sina olid meie kursusest kõige andekam, kes sisse sai. Oota! Sa olid esimene, kes punktidega sa olid see mees, kes sai punktidega sisse kõige esimesena ja mina mäletan sisseastumise eksamitelt seda, kui muidu kõik, kes tahtsid saada, et lava oli seal oli eksamikomisjon, ukse taga seisid ja ootasid oma etteastet, siis kõigil oli jõle kiire kogu aeg, et ma tahaks minna, siis peab vähem narveerima siin ukse taga. Ja alati, 3 päeval kokku toimus see asi ja alati, kui sina olid sees ära käinud ja välja tulnud, rahvas naaris, aplaus, värk ja siis umbes, et kes läheb järgmisena? Nii tea, et kas tahakski minna kohe nüüd siia järgi, et see oli alati selline. See natuke utreerid. No ei oli. Paned mind piinlikus olukorda, mina küll ei mäleta. Igal juhul, seal tuli kasuks see, et sa oskad nalja teha, sa oskad pilli mängida, et sul on nagu fantaasia lendab, sul oli kõik see olemas ja rahvas nagu röökis. Mina mäletan sellest, et ükskõik, mida me ei teinud, siis Allapert ütles, et mitte midagi sa ei oska teha. See oli jah. Ja sina räägid, kõige hapis. Ei, kuule, oskamisest näiteks. Mina mäletan väga selgelt. Meil oli, kas need olid ühevaatuselised tükid, pidime tegema ja igaüks pidi tegema oma lavakujunduse. Ise, et ei olnud mingit, et lähed ja võtad kuskilt. Oma lavakujunduse ja siis sina jäid koos Madis Millinguga jäite ööseks Pedasse laiale tänavale tegema lavakujundust.
ja siis Milling võttis kaasa pudeli, et oleks lihtsam teha, öö läbi peab tegema, midagi peab üleval hoidma. Ja siis, kui me hommikul kursusega kohale jõudsime kell 9, siis ainuke asi, kõik oli väga puhas ja korras, midagi ei olnud sassi aetud, aga laval oli ainult üks selline aks, mis oli tapeet oli peale pandud. Sirm selline väike ja siis oli pudel oli lavanurgas. Ja 2 meest magasid krimmiruumis. Et see oli hea, aga sina tegid kõik oma asjad ise. Mäletan seda, kuidas sa saagisid kuskil Nõmme metsas mände maha, et teha 2-kordseid narisid ja kõik siuksed asjad. Sa olid jõle ettevõtlik vend, sa siiamaani möllad vist niimoodi ju. No näiteks nüüd see tükk veel ja kõik asjad. Kus sa jäksad? Sa nii pikalt rääkisid. No jah, ma tahan ka sõna saada. Sa võiksid Püstila soolo teha. Elu ilma Normanita. Aga Henrik, ilma naljata, võib-olla kuu või poolteist tagasi istus siin Jan Uuspelt, kes tuli täpselt selle samale mõtlele. Kristjan Jõekalda, palun tule ja räägi oma mõtted ära ja võib-olla saab sust ka asja. Ei saa. Lühike konkreetne vastus. Aga Henrik, tegelikult huumor ja tegelikult nali on sind saatnud läbi sinu elu või vähemalt selle elu, mida mina tean ja see on sealt samast pedagoolist alates. Et Maiest ja Valdurist ei saa me üle ega ümber. Nii nagu sa ei saa Millingust üle ega ümber tõenäoliselt selles oma praeguses püstialatükis Elu ilma Bentlita. Aga kuule, Maie ja Valdur, no mõni eluline seik sellest. Ma tean, et võib-olla sa oled neid lugusid rääkinud, aga räägi meile üks. Ma arvan, et üks selline värvikamaid lugusid võiks olla siis selline, et me pidime Millinguga minema esinema Tartusse, Tallinna poisid, eks ole. Ja Tartus sooviti, et mingisuguse kaupluse, suure kaubanduskeskuse avamise pidu ja et seda õhtut juhiksid Maie ja Valdur. Me olime siis nõus loomulikult, et siis me neid kujusid nagu tegime ja selgus siis selline paha lugu, et meie ihugrimeerija Mare Bachmann ütles, et mina poisid ei saa teiega Tartusse sõita, lihtsalt ei ole võimalik, graafik ei võimalda. Aga mis me teeme, keegi teine ei oska ju niimoodi Maiet teha, parukad on tema käes, Valdur, Madis võib-olla vuntsi kuidagi kleebib ära. Ta ütles, et aga ma teen teid Tallinnas valmis. Paned siin kleidi selga, tissid ette, kingad jalga, värvis küüned ära, ripsmed ette, kõik muks tund aega, põmdi parukas pähe, Madisele ka lärtst vurrud ette, dressipüksid sellised põmdi, Krimmi ruumist välja autosse ja sõidamegi sinna kaubanduskeskuse taha ja ongi asi lahendatud. Super idee. Mõeldud, tehtud. Autosse minema, mina roolis. Vaatan Tallinna lennujaama juures, ütlen, Madis, kas sa tead, et nüüd on küll pahasti? Mis pahasti? Mul on bensu tuli põleb. Sina lähed? Ei, mina ei lähe. Mine ise, ma loll oled peas. Statoili. No lähme koos siis. Ei. Sõitsime Statoili, mina helistasin sõbrale. Ole hea, tule siia Statoili jaama. Et me Madisega siin praegu, oleks vaja, tule tangima auto. See päris kõredi segidama. Et nii ülbeks läinud vend. Sõidab oma Jaguariga Statoili, helistab sõbrale. Ole mees, tule tangi auto ära. Saad sa aru? Siis ma rääkisin, et ma olen praegu krimeeritud. Ise naerist, mõtled, seda pulli ma tahan kohe näha. Nii, tankis siis ära põmm, aga sellega läks aega. Ja meil hakkas päris kiire. Madis nagu selline militaar ja arvutas seal kaarti. Niimoodi, kui sa nüüd lased siit natukene kiiremini, siis meil on oi. Pane 100 autosi nii tunnis, siis see teeb niimoodi 130, 100, ütleme 110, 120-ga peaksid siis küll lasma. Sõidame siis kuhugile poole maa peal ära, mäost juba läbi, Madis. Ei, me ei jõua. Me ei jõua, ma ei arvestanud, et nii ei jõua. Suvine päev. Libe nagu ei olnud, kuidagi vähe oli aga autosid ja natukene siis nagu ka vajutasin ja vaatan peeglisse, et sealt hakkab Vilkurite disko. Tuleb taga. No selge. Ei, püüab kedagi teist. Me siis krimeeritult siis autos seal ja mina võtan norm kiiruse peale, tulebki punased taha ja suhteliselt närviliselt tead. Niimoodi.
Noh, mina peeglist vaatan kas välja, uks kinni, kiire sammuga tulevad. Nii, Madis, kas nüüd või mitte kunagi? 3-4, läks. Tere! Tervist minu poolt ka! Politseinik vaatab niimoodi. Mis viga? Siis ta proovib tõsiseks jääda, et vaadake, siin oli 70 tsoon. Jah, mis tsoon see on selline? 70 tsoon. Nii ja siis? Aga siin võib sõita 70-ga. Siin nii tore. Näitab radarit, aga teil oli, nii mis meil siis oli? 140. Ui, väga tore, et ära mõõtsite. Jah, aga te võite sõita 70-ga siin. Proovib ta nagu hoida. Kuulge, mis te nüüd räägite rumalat juttu? Kui minule kehtib siin 70, on nii, jah? Jah. No ka Valdur on ju ka 70 plus 70 on 140. Ja politseinik ütles, vürtsikas, slaavi keeles, tõmmake siit nüüd. Väga hea. Kuule, aga olid ajad, jah. Just. Kas muidu pulmad, matused või pigem siis pulmad, mingisugused seltskonnaüritused, sünnipäevad, jaksad sa neid vedada, on su kalender? Ütlen ausalt, et jõudumööda, et kutsutakse, kaalun läbi, kui arvan, et jõud käib üle, siis ikka lähen, teen mingisuguseid kas paroodianumbreid, tuleb päris palju teha. Kui sa mainisid pulmasid, siis pulmasid ma nagu ei ole julgenud juhtimist enda peale võtta. Pidulikud ilusad sündmused. Aga küll ma olen pulmades teinud selliseid toredaid vahenumbreid. Noh, lihtsalt, et nagu üllatusnumbreid, et sinna siis natuke elevust luua. Mis laadi või mis stiili? No, üks on mul selline, et ma riietun ennast pruutkleiti. Vahetad vaikselt ära mehega. Pulm siis käib, keegi mitte midagi ei tea, äkki tormab saali sisse, kui kõik on just laudade taga, öelnud seal mingid toost ja selline pidulik hetk, mingisugune valges kleidis daam, kes kisendab, jookseb pruutpaari laua ette ja esimene lause on noh, ja selle litsi võtsidki. Oi kurim. Et tõenäoliselt ma olen vist ainukene Eestis praegu, kes võib minna pulma ja öelda pruudile lits on. Aga siis ei tohi väga hea grimm olla, sest et muidu äkki mõni ei tunne ära. Ei, ma natukene ikka tutvustan seal, et kõik saavad aru, et midagi nagu ei ole. Noh, ja siis teen ühe sellise vahva numbri seal ja siiamaani on see väga edukad läinud. Kuule, aga sa oled käinud ju ka sünnipäeval, ma tean seda, et sa oled käinud Andrus Ansipi juubelil. Vastab see jutt tõele? Jaa, Andrus Ansip sai 50, siis enne seda helistas mulle tema abikaasa Anu, ütles, et ma ei oska Andrusele midagi kinkida, et ma kingiksin sinu. Kuidas palun? Et ole hea, tule tee Andrusele Andrust. Okei, see on küll põnevärk, eks ole. Noh, ja siis saigi Tartu mindud ja peideti mind sinna kööki ära ja pidu oli täies oos, ministrid kõik istusid, lipsud olid juba nii nagu minul. Eest juba ära võetud, selline tore, soliidne, lõbus meeleolu ja siis kuulutati välja, seal keegi õhtu ütles, et ja nüüd me annaksime siis sõna peaministrile. No, Andrust loomulikult, mis asja, mida ma nüüd pean nüüd minema, mis eks ole. Aga mina juba tulin ja ütlesin, istuge Norman. Ja tegin siis Andrus Ansipi paroodianumbri, et see oli selline päris tore meeleolukus asi ja tegime mälestuseks koos ühe pildi ka ja et selline tore vahva seik. No kuule, ma mõtlen, parodeerimises ei ole sulle väärilist vastast, sa oled... On ikka. Ma jäin paroodia saates viimaseks. Ma olin viimane seal. See on näos. Jaa, oli mingi paroodia saade, mis selle nimi oli see. Ei mäleta. Ei mäleta, jah. Mingi paroodia saade, ma olin viimaseks seal. Oja-Peeter oli eelviimane ja mina olin viimane. Oi, vaan.
aga tõepoolest. See on nagu see lugu, see kunagi Ameerikas korraldati Charlie Chaplini matkimise võistlus. Üle maailma tulid kõik kokku, kõik ilged Chaplin. Ja Charlie Chaplin ise võttis ka sellest osa ja jäi 4. See on ka hea nali. Päris hea lugu. Öeldi, et teil on noormees veel arengu. Hendrik, suur tänu, et sa olid täna õhtul meiega. Ja elu ilma Bentlita. Hendrik Normani tükk, minge vaatama ja kohtume taas.